Armu teile ja rahu Jumalalt, meie taevaselt kõikenägevalt Isalt ja hingede õnnistegijalt Issandalt Kristuselt eneselt. Tänase jutluse aluseks on antud pühakirja lõik Johannese evangeeliumist 6. peatükist. Need on salmid 16 kuni 21 ja need räägivad sellest, kuidas Jeesus kord vee peal kõndis. Aga kui õhtu tuli, läksid tema jüngrid mereranda ja astusid paati ja tulid teisele poole merd Kapernauma. Aga pimedus oli juba käes ja Jeesus ei olnud veel tulnud nende juurde. Ja meri hakkas lainetama, sest suur tuul puhus. Ja kui nad nüüd olid sõudnud umbes 25 või 30 vagu maad, nägid nad äkki Jeesust merel kõndivat ja paadi lähedale jõudvat ja nad lõid kartma. Aga tema ütles neile, see olen mina, ärge kartke. Nüüd nad tahtsid teda paati võtta ja varsti sai paat sinna randa, kuhu poole nad sõitsid. Aamen. Me kuulsime, kuidas meie koor teenistuse alguses laulis Kyrie eleison, Kriste eleison. Mulle rääkis minu kunagine koorijuht Ene Üleoja, kus ta lapsena oli Tallinna linna pommitamisel varjendis olnud, kus oli suur hulk inimesi koos ja seal oli ainult üks osin. Issand halasta, Kristus halasta, Issand halasta, Kristus halasta ja nii lõputult. Ja ta ütles, et see pidev Issanda poole pöördumine on tema elu saatnud kogu edaspidise aja ja andnud väga palju kinnitust ning julgust selleks, et rasketes oludes võib teha väga olulisi otsuseid, mis inimeste elu edaspidi paremale järjele suunavad. Armsad vennad ja õed Kristuses, armas kogudus, tänasel pühapäeval on põhjust ikkagi kõiki Issanda nimel tervitada, sest pühapäev on Issanda enese poolt seatud hingamise päevaks. Paastuaja alguseni on jäänud veel 4 pühapäeva. See on siis vaimne pühendumisaeg, kuid iga pühapäev on seatud ristirahvale sisemiseks ristirännakuks, et leida teed Jumala riigi poole, et pidevalt hoida lahti raiutuna seda võsastuma kippuvat rada meie sees, mis igatseb alati igaviku päikesepaistet pisutki näha. Ja see võsastuva raja pildike on päris tabav inimhinge kohta. Ma usun, et paljud teist mäletavad veel neid kodumaa männimetsi, põlluveeri, kadaka karjamaid, kust kõikjalt looklesid läbi hobuveokite ja karja ajamise rajad, ebatasased, künklikud, aga väga-väga armsad ja maalilised. Neid radasid tuli pidevalt läbi käia nii hommikul kui õhtul või läbi sõita. Ja seni, kuni seda tehti, see maalilisus säilis. Nüüd on need rajad aastakümneid käimata sellisel viisil ja neid ei olegi enam isegi aimamisi võimalik näha. Mõni kidur soopealne, kus kõik kasvab üliaeglaselt, on veel säilitanud selle aimamatu talvetee vao, sest kidurad soomännid ei ole suutnud nii kiiresti oma juuri veel sinna pinnasesse ajada. Inimhingega on kõik täpselt samamoodi. Seal lookleb üks
teinekord üsna vaevu märgatav valguse rada. Konarlikkused sellel rajal tulevad meie inimlikust eripärasusest ja Jumala silmis, kes kõike näeb ning sageli ka kaasinimeste arvates teevad need konarlused ja eripärasused meid kuidagi armsaks. Kuid üle nende konarluste peab üsna korrapäraselt laskma silitada Jumala paitaval käel ja see ongi Jumala teenistuste pidamise mõte ja selle vajaduse saladus. Kui inimene unustab Jumala ette ilmuda ja seda üsna pikka aega, siis valguse rada tema sees hakkab kinni kasvama, takerdub, ummistub või kaob sootuks. See on juhtunud kahjuks väga suure osaga meie rahvast, nii kodumaal kui ka kahjuks siin kaugel, nende seas, kes ometigi on tunda saanud seda, mis on see eriline tunne, kui Jumal viimaks, vaatamata kõigele koledale, mida pakub inimeste maailm, kui Jumal viimaks tõesti laotab oma armurohked käed üle oma armsate laste peade ja kingib õnnistatud elu. Me kuulsime täna Eeliast ja Moosesest. Need olid mehed, kes nähes teda, kes ometigi on nähtamatu, püsisid oma soovides, uskumustes ja lootustes väga kindlatena. Kindel lootus ja tugev usk, samuti mõlemad nähtamatud asjad, on ometigi seesugused sisemised veendumused, mis on aidanud inimkonnal püsida ja edasi liikuda ja ka meie rahvast sellisena hoidnud, nagu me enam-vähem seda näha tahame. Paljud rahvad on alla andnud, kaasa läinud, vastupanust loobunud ja hääbunud ning sulandunud teiste rahvastega. Tänasel päeval tahab millegipärast kogu maailm seguneda, kosmopoliitseks massiks muutuda. Selleks ei peeta enam sõdu ega verevalamisi, lihtsalt petlik heaolu, ime, lootusetud eneseligi, kes on kergesti valmis loobuma oma jumalikust eripärast, mis antakse igale inimesele, igale rahvale. Usk ja lootus püsivad veel vaid üksikute kõrberahvaste hinges. Meile arusaamatus usuveendumuses paneb vastu ja isegi võidutseb maailma vägevaima relvaarsenali üle. See on nagu Jeesuse vee peal kõndimine. Ükski torm ega maru ei saa peatada tema tahet, soovi jõuda ühest paigast teise ja haarata enesega kaasa need, kes tema peale loodavad.